et nüüd nagu räägime ümber mulli, aga sinna asjani ikka ei jõua, aga siis ma ei tea, ma usun, et päris palju Eesti peresid on kogenud vägivalda ja minu peres siis samamoodi. Ja selles mõttes mul on lihtsam rääkida, et mul isa on tegelikult surnud praegu ja ta oli ka alkohoolik, aga lihtsalt võib-olla mis teeb erilisemaks selle, et ta oli nagu hästi räigelt vägivaldne, et ta tegi nagu päris hulle tempe, et alguses see, et ema sai peksa oli nagu lihtne, et ta hakkas kuidagi, näiteks, ma ei tea, saagis öösel aknad maha, et siis peitsime mootorsaete eest ära või kirved või noata eest ära, siis ta võttis näiteks, mis iganes ta leidis ja lõpuks ta leidis siis bensiini, et põletas meil näiteks lauda maha ja siis ta lõpuks pidevalt ähvardas ennast kogu aeg põlema panna, et kogu aeg valas end bensiiniga üle. Ja siis, kui ma sain lõpuks 15, siis minu ülesanne oli alati see, et teda takistada, et issi ära tee, et teisi ta ei kuulanud ja siis, kui ma olin lõpuks teismeline ja ma tundsin, et ma täiega vihkan teda, siis ma lihtsalt karjusin, et nagu pane ennast lihtsalt põlema. Ja ma nagu oma sisemuses tundsin, et nüüd on nii, et kas nagu tema läheb või mina lähen, et ma nagu ei jaksa enam. Ja ma tundsin, et nagu universum sai mu sõnumi kätte ja siis ta läks nagu tiku karbi pihta ja lihtsalt süttis põlema minu, mu venna, mu ema ees. Ja päris rets. Ja mida kuradit? Jah, et ta surigi niimoodi siis, et pani end põlema. Ja mul on nagu mingid mälestused, aga ma ei ole kõikides mälestustes kindel, sest et vaata aju hakkab nagu... Hakkab kaitsma. Aga üks asi, mida ma mäletan, et see juhtus nagu koridoris, mul vend lükkas ta kuidagi õue ja siis ma oma toast nägin nagu seda leeki ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma põlen oma tuppa ära, et aju nagu lihtsalt täiesti lülitus välja, kuigi mul ei olnud tegelikult ohtu. Aga ma olin nii, okei, nüüd ma põlen siia majja ära. Ja siis ma kuulsin, et vend hakkas karjuma, et too vaibad, too mingid asjad ja siis ma hakkasin jooksma nagu mingeid asju tooma, et saaks ära kustutada selle leegi. Aga sellest kustutamist ei olnud kasu? Me saime nagu leegi maha, aga põhimõtteliselt kohe, kui sa tõstad, vaata siis kerkis sealt uuesti ülesse ja siis lõpuks jõudis kiirabi ja siis oligi, et ma nagu väga täpselt tegelikult ei mäletagi. Ma arvan, et mul nagu mingid asjad ära kustunud sealt. Ja siis ma tean, et sellel õhtul ema lihtsalt andis mulle rahustit tegelikult ja siis ma jäin magama. Et jah, siuke öö siis. Ja siis see oli umbes reede õhtul ja esmaspäeval lähen jälle kooli. Teen nagu lalalala. Et kõik on hästi või nagu, et ok. Ja sa olid 15? Ma olin 15, jah. Õde vend olid? Mu vend oli äkki siis 22, õde 23, aga õde sellel hetkel ei olnud kodus, et vend oli nagu... Ja ma mõtlen, et mu vend oli tegelikult täiega noor ja nagu hullult tubli, et ta organiseeris põhimõtteliselt kõik asjad ära või nii-öelda päästis meid. Et emal oli ka täiesti nagu ühe koos, et ta ei oskanud nagu mitte midagi teha, et täiesti šokis nagu. Päris rets, sa pead siukse 15 minuti pealt siukse... Väike sissejuhatus. Ja, mul nagu tekivad nagu unnik küsimusi tekib enda peas kohe, et... Küsi? Kas teil alkoholijoopus, kui tegi seda? Jaa. Huvitav, kas kui palju mängib rolli nagu selles alkoholi, kui palju siis tegelikult oli nagu tegelikult see, mis iganes inimese sees siis on, kui ta on mitte nagu purjusolekus või nende... mis iganes mõjuainete all, et tegelikult see pinge või mingi muu asi, mis ta sees on, et nii suur olnud, mille eest tegelikult põgeneb siis alkoholisse või kes põgeneb seksi või toidusse või Netflixi. Et huvitav, kumb see siis tegelikult selleni lõpuks nagu viis? Tead, ma ei tea, sest et ma mäletan kainena oma isa, ma olin nagu pisike lemmiklaps kain ja pesamuna ja ta oli tegelikult täiega hea ka, või ta armastas loomi ja oli hästi siuke südamlik, et ma mäletan neid hetki ka, aga lihtsalt iga aastaga see alkoholivärk läks nagu aina retsimaks või ma ei tea, ta nagu isegi katsetas meie piire ka või et tegelikult see, et ta isegi põlema pani ennast, see oli nagu, ta ei tahtnud, ta nagu mängis kogu aeg selle piiriga nagu, et kas ta nüüd, ma ei tea, kas ma jälle jooksen teda, et ta ära tee seda või ma ei tea, et ta kogu aeg käis ka köiega ringi, et tahtis ennast üles puua ja siis ikka oli nõnda, et
kedagi teist ei kuulanud, siis saadeti mind ja siis ma olin nagu, et ma ei tea, et issi ära poo ennast üles või umbes niimoodi käisin ringi nagu. Sa oled teraapias käinud ka või? Või kuidas sa tegelenud oled sellega? Ja, kuidas see mõjus sulle üldse? Mõtlen nagu, et sa oled täna, ütleme, poole vanemani peaaegu. Ja, isegi rohkem kui poole vanem. Nagu... Ja selles mõttes, et ma olin 9. klassis siis ja teraapia ei olnud teema või nagu keegi ei küsinud ka mu käest. Kõik teadsid, et isa suri, aga see oli nagu siuke teema, et seda ei puudutatud enne või et kellegi peresisesed asjad. Ja kui keegi oleks küsinud, ma oleks kohe kõik ära rääkinud. Aga kuna nagu täiskasvanutest mitte keegi ei küsinud, siis ma ei rääkinud ka kellelegi. Et võib-olla nagu oligi mingid sõbrannad, kellele natuke nagu sosistasin ja rääkisin, aga kogu aeg oli siuke tunne nagu reedadki oma perekonna saladuse. Ja samas nagu lapsena on siuke tunne ka, et äkki teistes peredes on sama, aga lihtsalt teised ka ei räägi. Et ma ei teadnud nagu, mis see piir on või kui palju teised räägivad. Et ma tean, seal teised lapsed olid ka, kellel samamoodi isad olid, ma ei tea, jõid alkoholi ja olid ka vägivaldsed. Et, aga ma ei teadnud, mis levelini nende need lood ulatusid. See on päris huvitav, mis ütlesid praegu, et ma püüan nagu ise mõelda ka ja kuulaja vaata võib-olla saab ka mõelda selle peale, et see ei pea olema nagu seotud enda vanematega või mingi muu teemaga, et perekonna saladusi nagu välja öelda, ütleme isa surma põhjuseni põhimõtteliselt. Et huvitav, kas seal mingi nagu häbi või mingi piinlikkus nagu taustal, et ei julgenud nagu rääkida, et tavaliselt ikkagi üldse tavaliselt mõtlen, kui meil on nagu koolis, mul on ka ikka koolis käies nagu mingisuguse klassivennad või klassiõed või paralleelikad või koolikaaslased on surma saanud, ikka juhtub, ma olen igas koolis seda ikkagi aeg-ajalt, et kas laps saab surma või keegi laps ja vanem saab surma. Ja siis sellest mingi info ikkagi tavaliselt nagu on. Või võib-olla see on, ma ei tea, kas võib-olla see on lihtsalt mingi lugu, mis on räägitud, tegelikult ei olegi tõde, aga mingi nagu avalik info on nagu ikkagi välja tulnud. Et huvitav, et su selline nagu... Ja kusjuures ma tegelikult ei tea, mida teised teadsid. Või nagu, mida mu klassiõed, klassivennad, mul pole õrna aimugi, sest et keegi mulle nagu midagi ju ei öelnud. Et, aga jah, nii et ma tegelikult ei tea.